Marko Leerov täna siis kahjuks järjekordne kaotus, aga oli siin 2-1 suutsid ära lüüa ning oli juba mängupildis lootust, et suudate sind ka viigi välja võidelda. Ja, et 1-3 kaotus räägib enda eest, aga samas tegelikult peab poissi kiitma, et ma arvan, me tegime ikkagi enda kohta väga hea mängu, et me olime ikkagi algusest lõpuni mängus sees ja suutsime nagu 0-2 pealt ikkagi veel järgi tulla, et me ei kaotanud lootust, et see on nagu positiivne, et sellest sai nagu eelmistel kordadel ka räägitud, et kui me kaotusseisu jääme, et siis ei ole nagu kõik läbi, aga täna oli just näha see, et me tahame sellest olukorrast välja tulla ja ülesanne oli distsipliini nagu tunduvalt parandada kaitsemängus, sellega me saime hästi hakkama ja selle peale lõime ka värava, nii et lõppkokkuvõttes öelda võib 3+ nagu panna isegi mängule. Et ise juhendasid siin platsi kõrvalt kogu aeg, et otsitaks neid liinide taha sööte, et mehed tahtsid kogu aeg liinide vahele saada, aga lõpuks vihmaja võttis siin natuke ette ja söötis selle palli liinide vahelt läbi, et see oli nagu siin pingi pealt võeti lõpuks kuulda ja kohe tuli ka see värav ära, nii et nii nagu treener pingi pealt õpetas. No see oli ikkagi väga ilus värav, et äärekaitse võttis ette, tegi oma sellel vastasmängijal ära ja suutis leida keskväljalt nagu tsooni vabanevale ründajale, nii et ehtne nagu klassikaline värav, et see nagu väga meeldis. Aga ütleme, et me peame ju suutma nagu selles suhtes ikkagi mängida nagu mitmekülgsemalt, et on pikad söödud, on lühikesed söödud, et kui on võimalused olemas, siis tuleb ka mängida liini taha, et seda tuleb ka näha, aga eks me areneme ja püüame järjest paremaks minna. Selline kaitsev taktika täna päris korralik surve oli, et selliseid kaugelt lööke teha ei lastu. Küll tuli päris palju nurgalööke, aga nendega lõpuks üks värav sealt löödi, aga muidu saite päris korralikult ka nurgalöökidega hakkama. Üldiselt Narva mängis üldse täna väga hästi, et nad suutsid ka tempos nagu, et olla nagu pea lõpuni, et kui me viimane siin paar nädalat tagasi mängisime Pärnus, et kaotasime 1-0, et selles mängus oli ka nagu lõpuni pinget ja me suutsime viimased 15 minutit selle kallutada nagu enda kasuks ja panna Narvale surve peale, aga täna nagu Narva oli väga hästi mängis ja väga distsiplineeritult ja oli ka energia nagu neil sees, et sellest suuts kompliment neile ja ma arvan, me tegime ka nagu hea mängu, nii et lõppkokkuvõttes oli mõlemalt poolt hea mäng, ma arvan. Jah, aga tasub sellist kaitsemängu ka järgmiste vastaste vastu mängida ja distsiplineeritud Levadia vastu ka selline. Kui kas või sama seisuga minna, siis oleks kindlasti päris hea tulemus, kui vaadata, et siin Levadia veel täna ka Sillamäed korralikult loputas. No eks me tahame iga mäng nagu hästi mängida, et lihtsalt see hooaeg on meie jaoks nagu pikk ikkagi, et 36 mängu ja sa oled outsideri rollis, et päris palju noori on tulnud enne ja selles suhtes nagu ei ole kerge kellelegi. Et kindlasti on nõrgemal võistkonnal või madalamal tasemel võistkonnal nagu tulla ja mängida karikat, võib-olla tugevama võistkonna vastu on kergem, et sa tuled ja mängid selle ühe mängu ära, aga 36 mängu olla premium liigas ja mängida kogu aeg nagu vastavalt nagu tippule nagu ütleme, et siis lähedal, et ega see kerge ei ole. See on loogiline, et meil nagu lainetab see asi, et üles alla ja stabiilsust jääb puudu, aga ma arvan, meil on noor võistkond ja me juba mõtleme nagu pikemalt tuleviku peale ja ma arvan, et kõik läheb nii, nagu me tahame. Aga aitäh ja edu! Aitäh teile!